Ega polnud plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM. Vaetasin koduriided lemmikklubi vormiks, muudan kitte nagu Benden. 3, 2, 1 ja enne. Tere õhtust, jalgpallisõbrad! TV3 jalgpallistuudio alustab. Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on tänavu kokku 104 mängu ning kõiki neid on olnud võimalik vaadata Go3-st, osasid ka TV3 eetrist. Teleeetris olevate mängude ees ja poolajal on jalgpallistuudio, mida on vedanud legendaarne Kalev Kruus ning spordikommentaatorid Germo Nava ja Tõnis Pärna. Germo hääl on ilmselt paljudele Go3 spordisõpradele tuttav, sest alates 2022. aastast kommenteerib ta seal nii jalgpalli kui ka korvpalli. Nii, ja mul on siin Germo ja ma saan õigesti aru, sina oled siin ka 6 aega olnud jalkaabelu sees, jah? Ja magan ainult siin diivani peal ja ega siin muid võimalusi ei ole, et 6 aega järjest on siin olnud. Aga kas sa mäletad ka oma esimest stuudiopäeva, et milline see välja nägi? Ja mäletan küll, oli stang oli läbi märg ja asi oli päris pingeline, aga ma arvan, kokkuvõttes sai see asi tehtud, et midagi liiguvulu ei olnud, aga ma arvan, et kui inimesed vaatavad, kuidas on need järk-järgult tekib paremaks, võib-olla mõni võtab need halvemaks, aga eks iga asi võtabki, hea asi võtab aega ja ma arvan, et nüüd on parem kui varem. Aga sul on kindlasti mingeid apsakaid ka olnud, ka eks oskad öelda mingit sükest lugu? Kusjuures suuri apsakaid ei ole juhtunud, võib-olla see, et mingi paar sekundit enne ülekande algust võib-olla ei kuule kõrva päris hästi, aga ma arvan, et ikkagi üks apsakas oli küll. Nimelt mul hakkas kell nii-öelda vibreerima ja andis teada, et on aeg üles ärgata või siis just magama minna, et ei teagi, kumb see oli. Ma vaatan, et teil on mingid paberid siia ette pandud. Kas sa saad äkki tutvustada, mis siin enam-vähem peal on? Ja siin on algkoosseis, ehk siis me vaatame kirjalt üle, kes täna mängivad ja see Joelil, mul on ka seal enda oma ja siis on niped-näped asjad seal veel, mis me nagu enne mängu üle vaatame ja millest me räägime. Koos Germoga on tavapäraselt stuudios ka ekspert ehk siis kogenud jalgpallimängija või treener. Tol õhtul vestles Germo stuudios Joel Intermitega. Ehk siis on meil stuudiojuht ja mina proovin siis anda niisugust jalgpallisisendit, analüüsi nii enne mängu kui poolajal. Ja mis tunne on olla laivis? Äge, et võib-olla esimesed korrad oli natukene hirmsam, aga kui saad rääkida asjast, mis väga meeldib ja millest huvi tunned, siis unustad selle kaamera ja prožektorid ära. No sina kui MM-i suur fänn, eks ole, et kelle poolt sina pöialt hoiad? Ma olen niisugune veidre inimene, mul ei ole lemmikuid elus, et ma olen siis selle poolt, kes kõige ägedamalt praegu mängib, kes ilusat jalgpalli mängib. Samal ajal, kui meie Joeliga lobisesime, läks Germo juba Krimmiruumi õhtuseks eetriks end valmis sättima. Nii, aga mis me siis tegema hakkame? Kas ma saan aidata sind kuidagi? Ma arvan, sa saad aidata, ma arvan, sa saad tegelikult üldse, ma annaks kõik nagu ohjad sinu kätte, sest et mina ei ole selles kõige parem. Kas ma võin su juukseid liigutada või? Võib. Nii. Ütle, kui ma sulle haiget teen või midagi. Okei, aga mulle tundub, et on vähe või? Ei, et juba jagad selle asja paremini, sest ma panin selle pöörtsu kõik ühte kohta. Kuule, vaata ennast nüüd. Uus mina. On ju? Ei ole midagi hullu ju? Ei, kui sa ütled nüüd? No ma ütlen nii, jah. Ei, mul soovib. Oota, siis seda ka paneme, jah? Ja see vist äkki hoiab seda kõik. Jah, pane silmad kinni. Nii. Mees võib olla kui ilus tahes, aga selleks, et kõikide kodude televiisorisse jõuda, peab režissöör ta sinna laskma. Jalgpallistuudio režissöör ja produtsent Kristjan on koos Germo, Joeli ja teiste toimetajatega 6 aega TV3-s elanud. Mina prindin praegu meie stuudio juhile ja eksperdile koosseise välja. Siis nad teavad, kes mängima hakkavad täpselt, kes on algkoosseisus ja siis nad saavad seda analüüsida. Aitäh sulle õigesti. Vaatasin, et seal on päris palju ekraane, mis need kõik tähendavad siin? Siin on kõik meie stuudiokaamerad, Worldfeed, siis erinevad muud sisendid, ekraani kontrollimised ja kõik sellised asjad. Kui sa tahad kommentaatorite midagi öelda, siis pead vajutama seda nuppu all ja rääkima ja siis lased lahti ja siis sa ootad, mis nad vastavad sulle. Siia sisse või? Või siia? Jah, vajutuse alla ja siis saad rääkida. Tere sõbrad, mis te teete? Teeme veel eeltööd, just vaatasime, miks ja kuidas mingid mehed puudu on ja võrdlesime koosseise eelmiste mängudega ja üritasime natukene aru saada, et kas meestel turniirid läbi või mitte ja loeme erinevaid allikaid selle kohta, kui me vaatame algkoosseise. Aga kas selline otse-eetri teema on hirmutav ka, et ju kõik peab sujuma, et kas see on stressirohke või kuidas sa tunned ennast? Stress käib selle tööga kaasas kindlasti, aga see on selline mõnus stress. Mulle see meeldib.
stressi ja pinge all kommenteerivad jalgpallimänge ka 2 kommentaatorit. Tollel päeval valmistasid end otse-eetriks ette Moritz Veering ja Sander Jürjens. Wow, tere poisid, kellega ma siin olen? Tere, mina Moritz Veering. Tere, Moritz Veering. tere, Sander Jürjens. Nii, mis te siis teete siin, poisid? Hakkame kommenteerima MM-i veerandfinaali koos ja Prantsusmaa Maroko mäng ees kohe ootamas ja siis käivad veel viimased ettevalmistused selle mängu kajastamiseks. Ja kuidas need ettevalmistused siis täpsemalt käivad? No viimased ettevalmistused peamiselt hõlmavad seda, et vaatame koosseisud üle, räägime mingisugused valikud läbi, veidi arutame omavahel, mida me sellelt mängult ootame, et suurem taustatöö on juba enne ära tehtud. Aga kus te seda infot leiate? Ma saan aru, et teil on mingisugused tääbid lahti, paberil on midagi kirjutatud, et mis siin täpsemalt on? No minu süsteem on tavaliselt niimoodi, et me saame ka nii-öelda sellised suuremad faktid saame ühe sellises dokumendis ka kätte, aga minul on selline traditsioon, et enne kui ma selle kätte saan, ma tegelikult kogun siis materjali internetist, panen selle ühte dokumenti kokku, tavaliselt juba eelmisel päeval, võib-olla sama päeva hommikul ja siis siia tulles ma veel töötan selle ka nii-öelda läbi, mis ma olen ise kokku pannud, siis võrdlen seda nii-öelda uue infoga, mis tuleb peale, mõnikord tuleb välja, kas on mõni fakt valesti otsitud või on just väga hästi läinud ja siis natukene joonin mõne asja alla, mida ma kindlasti kasutada tahan. Nii. Mikrofon ees ja nüüd, kui sa vajutad seda nuppu, siis sellega läheb meil nii-öelda mikrofon tööle, hetkel ei tohiks kuskil otseülekandesse seda minna ja siis hakkad kuulma oma hääle peegeldus ka ja all Kristjan kuuleb. Paneme mikri sisse. Aga ma ei tea, kui hästi näiteks, et sa võid lugeda ette, kui me näiteks võtame siit Maroko võistkonna, siis sa võid öelda, et millal nad viimati näiteks mängisid MM-il. Näiteks, et Maroko koondis mängis ja siis loed need aastaarvud näiteks ette. Maroko koondis mängis viimati 1970. aastal, 86. aastal, 94. 900... Appi. Numbrid ei ole mu sõbrad. Teate, ma jätan selle asja pooleli, ma jätan selle töö professionaalidele. Tere õhtust, head vaatajad! Oleme otsepildiga Bostoni staadionil. Sander Jürjens, Moritz Veering täna siin kommentaatori boksis seda mängu teieni toomas.